täna ma tahan suga jagada ühte mõtet, mis mul täna metsas liikudes tuli. Tavaliselt ma lindistan kõiki neid asju metsas. See esimene impulss, mis mul tuleb, kuid millegipärast ma seda ei teinud. Ja tulin siia koju ja tundsin, et ma pean tegema selle kohta väikse lindistuse. Ja see puudutab siis kõike seda, mis paneb elus liikuma. Ja see on nii kummaline. Kui ma mõtlen tagasi enda elus liikumise impulsidele ja nendele tugevatele tõugetele, siis kõige rohkem on ikkagi pannud elus liikuma valu. See valu meie sees, see valupinge, see, ma ei oska isegi seda kirjeldada. Ma tegin 8 aastat iluvõimlemist ja ma mäletan, kuidas ükskord võistlustel mul oli mingisugune silmatrauma ja see silm oli väga valulik, aga ma ikkagi läksin nende võistlustest, treener ütles, et me oleme nii kaua trenni teinud ja ikkagi, et ikka lähme. Ma tegin kõige parema esitluse, ma isegi sain vist mingi koha seal. Läbi selle valu me kuidagi koondame oma jõu ja teeme ära need asjad ja hakkame kuidagi elus edasi liikuma. Kuid kui me oleme teadlikud sellest ja saame tõsta seda oma teadlikkuse taset nii kõrgele, et läbi selle teadlikkuse iseendast tundes ja oma süsteemi tundes ja aru saades, et esiteks see valu üldse vastu võtta ja aru saada, kus need valukohad on tulnud ja need kõige suuremad valukohad, need jäävad meie kehasse. Nad on meie kehas. Me ei ole võimalik, et suured traumad, energiaseiskumised, läbielamised, need on meie kehas. Ja siis me hakkame reageerima vastavalt sellele, et kas siis seda vältida või kuidagi siis sellest vabaneda. Tavaliselt me blokeerime ja see istub meie kehas, see pinge läheb aina suuremaks kuni sinnamaani, et see keha hakkab reageerima. Nii et kõik on omavahel seotud. Kõik need igasugused reaktsioonid, kõik meie ehmatused, kõik meie läbielamised, need on kõik omavahel seotud ja vastavalt sellele kogu meie süsteem hakkab toimima. Tavaliselt me hakkame vältima, me väldime kõike seda nii meeletult, et me uuesti ei kogeks seda. Tekivad hirmud, vastupanu, selline igasugusest maailmast isegi lahti lõikamine. Kogu süsteem tegeleb ainult sellega, et valu vältida. Ja ainult läbi väga teadliku protsessi, tundes iseennast. Mida rohkem ma ennast tunnen, mida rohkem ma aru saan, seda rohkem on mul võimalik sellest kõigest välja liikuda ja iseennast paremini mõista. Elu on nagu nii niisugune lainetus, üles alla ja ei ole võimalik, et me istume kogu aeg siin laine tipul. Mäletan, ükskord tuli üks klient ütles, et Kairi, tee nii, et minu elu läheks niimoodi. Siis meil jäävad ju kogemused kogemata, et jah, me võime võib-olla liikuda niimoodi sujuvamalt, mitte niimoodi üles alla väga järsult. Seda me saame teha läbi teadlikkuse ja see muutub pehmemaks, see liikumine lihtsalt. Aga ainult läbi selle, et ma õpin oma süsteemi tundma. Ma õpin tundma seda, missugused on need minu alged, millised on need blokeeringud, millised on reaktsioonid ja inimene on imeline olevus. Me räägime ennast ära, me räägime endale lugusid, me räägime endale takistusi, me teeme kõik selleks, et mitte kogeda ebamugavust, pinget ja valu. Nii et sa võid korraks mõelda, et mis on need jutud, mida sina oma peas räägid? Kui palju kordi sa oled ennast oma elus ära rääkinud? Nii et uuri seda kohta, uuri oma süsteemi ja mul on väga mitmed koolitused selleks, et veel rohkem seda süsteemi tunda. Konstellatsioonikoolitus, online koolitus, see tähendab seda, et sa võid teha seda ükskõik kus kohas maailma nurgas. Sa saad seda teha teisest riigist ka.
sellepärast et internet on imeline ja sa saad kogeda ja vastu võtta ennast ka hoopis kaugemalt siia kohale tulemata. Ja mul on pikemaid koolitusi, on lühemaid koolitusi, kogu informatsioon on siin all. Ja kui sulle nüüd meeldivad need videod, mul on väga palju videosid, mis on sellise enesearengu jaoks rohkem enda süsteemi õppimiseks, selleks, et veel lähemale endale minna. Ja kui sulle need meeldivad, siis pane like ja tule kuula minu kanalit. Nii et mina olen siin olemas selleks, et sind toetada ja juhendada sind sinu endani.